Kallid kuulajad-vaatajad, palju Jumala õnnistusi. Kevad on täies hoos ja neil, kes koolis käivad, hakkab õppeaasta lõpuots juba paistma. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatel on praegu eriti tähtis aeg, eksamiperiood. Õpilased on mitu aastat hoolega teadmisi kogunud ning nüüd saavad nad teada, kui palju nad siis õieti teavad. Tänapäeval on teadmiste hankimine mõnes mõttes kergem kui kunagi varem. Praeguse jutluse kuulajatel on tõenäoliselt oma isiklik arvuti, kui te just koos sõbraga ei kuula, ja kodus traadita internet ning te kannate igal pool kaasas telefoni, mille kaudu saab samuti internetti minna. Internetist võib lugeda uudiseid ja leida vastuseid kõikvõimalikele küsimustele, mis iganes pähe tulevad. Mina käin näiteks tihti jalutamas ja ühel hetkel avastasin, et ma ei tunne enamikku taimedest, millest mööda kõnnin. Laadisin endale telefoni sobiva veebirakenduse ja kui ma nüüd mõnd huvitavat taime näen, teen sellest pilti ning rakendus ütleb mulle, millega võiks tegu olla. Samas on internetis ka niisugust infot, mille kasulikkus on pehmelt öeldes küsitav. Näiteks olen sealt leidnud järgmised nõuanded. Esiteks, inimene saab lihast ja muudest loomsetest toodetest kätte absoluutselt kõik vajalikud toitained. Teiseks, 8-tunnisest ööunest kasulikum on teha iga 4 tunni tagant lühike uinak. Kolmandaks, tänapäeva inimese organism on liiga happeline ja selle neutraliseerimiseks tuleb iga päev juua suures koguses aluselisi jooke. Olen arstidelt küsinud, eelnevad 3 nõuannet ei ole mitte üksnes kasutud, vaid on lausa tervisele kahjulikud. Niisugune info ja valeinfo üha laialdasem kättesaadavus ei piirdu ainult meditsiinivaldkonnaga, vaid mõjutab iga eluala. Tarkus ei seisne ammu enam lihtsalt teadmiste kogumises, vaid üha tähtsamaks muutub oskus eristada kasulikku teavet kahjulikust. Piibli ajal ei olnud internetti ja inimese käsutuses olev teadmiste hulk oli praegusest tunduvalt piiratum. Kuid ka toona läks vaja oskust mõista, mis on õige ja mis vale. Ja üht niisugust olukorda, kus on väga oluline eristada õiget infot valest, käsitles Jeesus oma mäejutluses. Loen tänase jutluse alustekstiks Matteuse evangeeliumi 7. peatükist 15. kuni 23. salmi. Matteuse evangeelium, peatükk 7, salmid 15 kuni 23. Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas. Seestpidi aga on kiskjad hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Mitte igaüks, kes mulle ütleb issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Loetud salmid on katkend Jeesuse peetud mäejutlusest, mis hõlmab Matteuse evangeeliumi 5. kuni 7. peatüki. Need on mäejutluse eelviimane osa, vahetult enne lõppsõna ehk jutustust 2 maja ehitajast. Mäejutlus
algab õndsaks kiitmistega, seejärel kõrvutab Jeesus pärimusi ja Moosese seadust enda õpetustega ning pärast seda annab ta juhiseid heade suhete loomiseks ja hoidmiseks nii Jumala kui ka teiste inimestega. Siis kõigi oma õpetussõnade lõpuks hoiatab Jeesus kuulajaid valeprohvetite eest. Jeesuse hoiatuse võib tinglikult jagada 3. Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 15. salmis iseloomustab ta valeprohveteid, 16. kuni 20. salmis annab juhiseid nende äratundmiseks ja 21. kuni 23. salmis kuulutab, milline saatus neid tabab. 15. salmi järgi tuleb valeprohvet inimeste juurde lambanahas, aga seestpidi on kiskja hunt. Hunti kirjeldatakse piiblis enamasti metsiku ja verejanulise loomana, kes teisi nõrgemaid tahtlikult hävitab. Tihti mainitakse hunti ja lammast koos. Lammas on leebe ja abitu ning võib kergesti langeda hundi saagiks. Niisiis, kui käsitleda olukorda koguduse vaatepunktist, ei seisne valeprohveti probleem mingisugustes pisikestes teoloogilistes möödarääkimistes. Valeprohvet ei ole ka inimene, kes lihtsalt asjast aru ei saa. Just nagu hunt kisub lambakarja lõhki, nii tahab valeprohvet hävitada. See ei tähenda, et ta peaks olema mingisugune paadunud kelm, kelle eesmärk on heausklikelt raha või teeneid välja petta, kuigi ka see on võimalik. Valeprohvet võib siiralt arvata, et tegutseb üldise hüvangu nimel või jumaliku õigluse jalule seadmiseks, kuid ta ei hooli teistest inimestest ja tema tegevus kahjustab neid. Tal on oma eesmärk ja see eesmärk peab saama täidetud. Kui vaja, siis teiste arvelt. Niisugused olid näiteks Jeesuse aegsed variserid, kellel oli väga kindel nägemus sellest, milline pidi suures plaanis olema Jumala valitud rahvas, aga keda ei huvitanud välja valitud rahva üksikliikmete isiklik käekäik. Ning muidugi võib valeprohvet lihtsalt ajada taga odavat populaarsust. Piiblis on üks tuntuimaid selliseid valeprohveteid Hanania, kes tegutses Juudamaal pärast seda, kui kuningas Nebukadnetsar oli viinud Juuda suurnikud Paabelisse vangi. Erinevalt oma kaasaegsest prohvet Jeremiast, kes kuulutas ette, et Juudamaa jääb veel kauaks Paabeli kuningat teenima, teatas Hanania, et issand murrab peagi Paabeli kuninga ikke. Kuigi ta ei pruukinud sellega midagi halba tahta, ei tulnud vale lootuse äratamine Juuda rahvale ka kuidagi kasuks. Rääkisin enne teabe laialdasest kättesaadavusest. Teave, nii meedia kaudu kui ka otse teistelt inimestelt kuuldud, ei saa iseenesest olla valeprohvet, kuna teave kui nähtus ei suuda mingil moel tahtlikult tegutseda. Aga kui ma loen või kuulen midagi, mille headuses ma kahtlen, oleks igati mõistlik uurida veidi idee allikaks oleva inimese tausta ning püüda aru saada, mis võiks olla tema eesmärk. Jutluse algul kirjeldasin internetis olevaid tervisealaseid soovitusi, kuid kõikvõimalikest meediakanalitest saab nõuandeid ka näiteks suhete, psühholoogia või religiooni teemal. Alati ei ole võimalik jõuda soovituste algallikani, aga nii mõnigi kord aitab ideede autori elu ja tegemistega tutvumine näha tema mõtteid hoopis teises valguses. Samamoodi on vahel kasulik mõtiskleda iseenda, kavatsuste ja eesmärkide üle. Inimene kipub vastu võtma neid mõtteid, mille alged on temas endas juba olemas. Ennast sedasi analüüsides olen mina mõnikord ebameeldivusega märganud, et kuigi ma pean end enamjaolt heatahtlikuks inimeseks, ei ole mõni mu käitumisviis hoopiski mitte heast tahtest kantud.
Tavaliselt suudan valet käitumist endale üsna kenasti õigustada. Aga veidi sügavamal uurimisel selgub, et minu tegelik kavatsus oli näiteks oma solvumise või viha väljaelamine. Või mõnikord annan jälle teistele mingis küsimuses nõu, uskudes siiralt, et minu soovituste järgimine teeks nende elu paremaks. Kuid hiljem saan aru, et ma ei hoolinud kaasinimestest, vaid soovisin üksnes, et nende käitumine sobiks kokku minu tõekspidamistega. Just nagu variserid Jeesuse ajal püüdsid teisi sobitada oma maailmapilti. Enda meelest õigete ideede nimel tegutsemine ei tee kellestki kohe veel valeprohvetit, isegi kui idee peaks viimaks valeks osutuma. Aga ideede nimel inimestest ülesõitmine ning enda soovide ja tõekspidamiste seadmine teiste vajadustest ettepoole on ohtlik käitumisviis, mis rikub iseloomu ja võib inimese viimaks tõepoolest muuta hundiks lambakarja keskel. Ka siis, kui ta iseend jätkuvalt süütuks ja ohutuks lambaks peab. Mäejutluses kirjeldatakse valeprohvetit kui hunti lambanahas. Kuigi valeprohvet on seestpoolt kiskja hunt, näeb ta välja täpselt nagu lammas. See tekitab keerulise olukorra, kus valeprohvetiks võib olla ükskõik kes, isegi kui ta paistab pealtnäha igati õige inimesena. Aga Jeesus ei püüdnud niisuguse hoiatusega tekitada oma järgijate seas hirmu õhkkonda, kus kõik kõiki kahtlustavad. Selle asemel andis ta Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 16. kuni 20. salmis selged juhised, kuidas tunda ära need, kes küll väidavad end Jumala nimel kõnelevat, kuid tegelikult ei tee seda. Valeprohvetit tunneb ära nende viljast. Just nagu hea puu kannab head vilja ja halb puu halba vilja, nii saab valeprohveti töö tulemustest aru, kellega on tegu. Jeesuse järgijad ei pidanud igaks juhuks kõiki kahtlustama ega kedagi esmamulje põhjal hukka mõistma. Loomulikult on olukordi, kus inimese tegudele ja õpetusele saab anda kohese hinnangu. Aga kahtluse korral tundub Jeesus õhutavat oma kuulajaid esialgu ootama ja vaatama. Kui puu on halb, kannab see halba vilja ning raiutakse viimaks maha ja visatakse tulle. Samuti, kui keegi on valeprohvet, siis hakkab tema tegude vili mingil hetkel välja paistma ning hävitab lõpuks tihti valeprohveti enda. Võimalik, et nii mõnelgi Jeesuse kuulajal tuli nende sõnade peale meelde ennist mainitud valeprohvet Hanania. Jeremiia kutsus esialgu juuda rahvast üles ootama, et näha, kas Hanania rahukuulutus läheb täide. Kui Hanania kuulutamist jätkas, sai Jeremiia viimaks Jumalalt sõna, et Hanania peab sel samal aastal surema, sest ta on Issanda nimel valet kuulutanud. Ja täpselt nii läks. Siinkohal tekib tõenäoliselt küsimus, mis on see hea vili, millest Jeesus rääkis, lisaks täide läinud prohveti kuulutusele. Terves mäejutluses pani Jeesus väga suurt rõhku armastavatele suhetele, nii Jumala kui ka kaasinimestega. Oma selleteemalised mõtted võttis ta kokku Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 12. salmis. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja prohvetid. Erinevalt variseridest ei pidanud Jeesus tähtsaks silmapaistvaid tseremoniaalseid vagadusharjutusi. Selle asemel käskis ta kaasinimesi hästi kohelda. Kui keskenduda kitsamalt koguduse elule, siis valeprohvet võib esmapilgul näida ülikorraliku kristlasena. Ta käib hingamispäeviti kirikus, kannab nii-öelda õigeid riideid ja õiget soengut, loeb õiget kirjandust, kuulab õiget muusikat, suhtleb õigete inimestega ja kuulutab innukalt kõigile enda ümber, et igaüks, kes tahab ennast
kristlaseks nimetada, peaks temast eeskuju võtma. Aga tema elu tähelepanelikult uurides selgub, et sellest puudub armastus kaasinimeste vastu. Ta tegevus ei ehita kogudust üles, vaid teeb inimestele haiget, purustab suhteid ja tekitab koguduses lõhesid. Mõnikord õigustab niisugune inimene ennast sellega, et uue ülesehitamiseks tuleb esmalt vana maha lammutada. Kuid oma lammutustöös paneb ta koguduse struktuuri ja traditsioonid ühte patta inimeste omavaheliste suhetega. Inimese teod tulenevad otseselt tema uskumustest, olgu teadlikest või alateadlikest. Olen kuulnud mõtet, et kuigi mõne inimese tegude vili võib olla halb, on ideed, mille alusel ta tegutseb, ju iseenesest head. Ja kui keegi, kellel on meeldivam iseloom, järgiks sama õpetust, võiks ta kanda palju paremat vilja. Aga kui põigata korraks ajaloo ja poliitika radadele, siis eelnevaga seoses meenub mulle kirjanik Karl Ristikivi vastus väitele, et kuigi kommunism ei kukkunud praktikas väga hästi välja, oli idee ju iseenesest hea. Ja olnuks inimesed paremad, oleks kommunistlik ühiskonnakorraldus toonud endaga kaasa üleüldise õitsengu. Ristikivi vastas sellele oma raamatus Hingede öö niiviisi. Olen kuulnud öeldavat, et inimsugu ei ole veel küps kommunismi jaoks, et inimesed enne peaksid muutuma paremaks, et kommunism sobib ainult ideaalsele inimesele. Aga kui inimsugu on muutunud ideaalseks, kas on siis üldse oluline, missuguse valitsusvormi või süsteemi ta valib? Just nagu puud tuntakse viljast, nii saab ideede ja tõekspidamiste headust hinnata viimaks ainult tulemuste järgi. Kuigi kahjulikud ideed ise ei püüa kedagi tahtlikult hävitada, mõjutab nende järgimine inimeste elu siiski väga palju. Arvan, et see on koht, kus iga kristlane peaks endalt küsima, millistele uskumustele ta oma elu rajab. Võib-olla ei anna mõningad väärad ideed, millest mina juhindun, kaugeltki vale prohveti kuulutuse mõõtu välja. Võib-olla ei räägi ma neist teistele, vaid hoian neid enda teada. Aga sellele vaatamata muudavad need mind pikapeale ebameeldivamaks inimeseks ning halvendavad esialgu minu ja seejärel ka mind ümbritsevate inimeste elukvaliteeti. Aeg-ajalt on kasulik iseennast kõrvalt vaadata ja mõtiskleda selle üle, mida ma õieti usun ning mida mu uskumused minuga teevad. Kas need muudavad mind paremaks kristlaseks või üldse paremaks inimeseks? Ja kuidas mõjutavad minu uskumused mu suhtumist kaasinimestesse? Muidugi võib küsida vastu, et mis mõtet on sellisel uurimisel ja analüüsimisel. Ma ju usun Jumalat ja sellest peaks piisama. Aga julgen väita, et usust Jumalasse ei ole mingisugust kasu, kui see ei tee mind ja maailma minu ümber paremaks. Religioon, mis kannab head vilja ainult täiuslikus ühiskonnas, on mõttetu. Minu usk ei pea eeldama minult algusest peale täiuslikkust, vaid see peab viima mind lähemale Jumala täiusele. Teoorias heana näivatest ideedest ei piisa. Minu tõekspidamised peavad olema sellised, et nende varal kasvaks minus armastus Jumala ja kaasinimeste vastu, mis väljendub praktilisel viisil heades tegudes. Niisiis, Mäe jutluse järgi tunneb vale prohveti ära tema viljast. Samas võib juhtuda, et vale prohvetiga kokku puutuvatel inimestel ei ole võimalik tema tegude vilju täiel määral näha. Näiteks võib inimene korraks kohata kedagi, kelle õpetus avaldab talle sügavat muljet ja see jääbki ainsaks kohtumiseks. Lisaks, just nagu Jeesuse ajal võis prohvet enda kohta lihtsalt valetada, nii on ka tänapäeval võimalik luua endast meedias tegelikkusest täiesti erinev kuvand.
ning vahel ei lähe valeprohveti tegevus tõepoolest piibliga otseselt vastuollu. Valeprohvetid võivad teha Jumala nimel palju vägevaid tegusid ja uskuda, et nad aitavad kaasa Jumala riigi tööle. Jeesuse hoiatuse viimane osa kirjeldab valeprohvetite saatust. Ühest küljest võtab see pinget maha. Isegi kui inimesed ei suuda alati eristada õige sõnumi kuulutajat valest, teab Jeesus kõike ja ajab asja korda, kui ta tagasi tuleb. Teisalt manitseb see inimesi, kes teevad Jumala riigi tööd, andma endale ausalt aru, mis neid tegutsema ajendab. Jutluse alusteksti 21. salmis teatab Jeesus: mitte igaüks, kes mulle ütleb issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Tiitlit issand on siin nimetatud 2 korda järjest. Kordus on piiblis enamasti midagi head ja tähtsat ning on tihti seotud Jumala kiitmisega. Näiteks ülistavad seeravid Jesaja raamatus Jumalat sõnadega püha, püha, püha on vägede issand. Mäejutluses kirjeldatud valeprohvetid ülistaksid justkui Jumalat, korrates tema nime. Kuid Jumala kiitmine sõnades on tühine, kui sellega ei käi kaasas Jumala tahtmise tegemine. Samuti pole kasu kõikvõimalikest vägevatest tegudest. Taevariiki ei saa mitte need, kes saadavad enda meelest Jumala nimel korda suuri ja silmapaistvaid tegusid, vaid need, kes juhinduvad sellest, mida Jumal päriselt tahab. Mõiste Jumala tahtmine ei olnud Jeesuse aegsete juutide jaoks midagi uut. Paljud neist tundsid hästi prohveti kirjandust, mis moodustab praegu osa Vanast Testamendist. Tol ajal tegutsenud prohvetid rääkisid sageli sellest, mida Jumal oma rahvalt ootab. Olge kaasinimeste vastu lahked, seiske nõrgemate eest, toetage puudust kannatajaid ja mõistke õiglast kohut. Lisaks meenutas Jeesus oma kuulajatele mäejutluses, et nad teeksid teistele sama, mida tahaksid, et neile tehtaks. Sest see ongi seadus ja prohvetid. Niisiis on Jumala tahtmise täitmine sama, mis hea vili. Tegudes väljenduv armastus. See ei tähenda, nagu oleks iga Jumala nimel ennustaja või kurjade vaimude väljaajaja valeprohvet. Vahel võib Jumal ise anda inimesele käsu midagi eelmainitust teha. Kuid niisugustest väljapaistvatest tegudest on kasu ainult siis, kui nende otsene eesmärk on kellegi elu paremaks muuta ja aidata tal Jumalat rohkem tundma õppida. Mõnikord tahavad kristlased teha Jumala nimel midagi silmatorkavat, mis meelitaks suure hulga rahvast kokku. Seejuures peaks aga olema ettevaatlik, et Jumala riigi töö tegemisest ei saaks oma kuulsuse ja au tagaajamine. Suured teod, sealhulgas vägevad imeteod, on head ainult sel määral, kuidas need kaasinimesi aitavad. Kindlasti ei saa neile rajada oma usuelu ja ammugi pole need taevasse pääsemise tagatis. Seevastu on Jumala armastuse näitamine maailmale usuelu lahutamatu osa. Viimaks võib Jeesuse hoiatust kuuldes tekkida küsimus, kas siin ei propageerita mitte käsumeelsust. Selleks, et taevasse saada, on vaja täita Jumala tahtmist. Jääb mulje, nagu Jeesuse lunastavast ristisurmast ja ülestõusmisest ei piisakski. Kuid käsumeelsed on tegelikult hoopis valeprohvetid, kes püüavad taevariiki saamist välja kaubelda oma tegude varal. Selline kauplemine, Jeesuse lunastuse asendamine oma tegudega on ülbuse tipp. Loomulikult ei pääse inimene iseenda tegude kaudu, ükskõik kui vägevad need on. Jeesuse sõnad, ma ei ole teid kunagi tundnud, viitavad sellele, et valeprohvetid on Jumala nimel tegutsedes lükanud tegelikult Jumala oma elus kõrvale. Nad on hakanud lootma oma suurte tegude peale, püüavad end ise päästa ning on seega pannud ennast Jumala kohale. Ent inimesele
ei too lunastust ka teiste heaks tehtud armastavad teod. Pigem on head teod lunastuse vili. Kui inimene on vastu võtnud pääste, mida talle Jeesuse surmas pakutakse, on ta justkui hea puu, kelle elust hakkab välja paistma vastav vili. Armastav suhtumine kaasinimestesse ja neile hea tegemine. See ei ole päästevahend, aga näitab, kumma poole kasuks on inimene otsustanud. Muidugi ei saa kellegi teise tegude põhjal hinnata, kas tema pääseb taevasse või mitte. Sest ükski inimene ei suuda õiglaselt hinnata teiste tegude ajendeid. Kuid iga inimene võib vaadata oma südamesse ning mõelda, mida ja kellest ta tegelikult usub ja kuidas tema uskumused ta elus avalduvad. Hea uudis on, et Jumal armastab iga inimest väga ning soovib igaüht päästa ja temaga koos terve igaviku veeta. Inimene peab ainult laskma sellel sündida ja Jumala abiga kannab tema elu head vilja, mis on õnnistuseks nii talle endale kui ka kaasinimestele. Aamen. Ja palvetame koos. Kallis taevaisa, aitäh, et sina armastad igaüht meist. Aitäh selle võimaluse ja eesõiguse eest su armastust teistele jagada. Palun aita meil seda õigust hästi kasutada. Aita sind paremini tundma õppida ja olla koos sinuga, et võiksime sinu abiga kanda head vilja ning muuta maailm enda ümber paremaks. Jeesuse nimel, aamen.